Tervitame üksteist taas Jumala kojas Jeesuse Kristuse nimel ja täna taas pühapäev, vaatamata sellele, et õues ilus ilm on mõnigi leidnud võimaluse tulla Jumala kotta ja hea on ka siin paigas olla koos ja mõtiskleda Jumala asjade peale ja otsida tema palet ja usume, et issand on püha vaimu läbi ka meie keskel siin täna. Johannese evangeeliumist loeme 9. peatükist lugu, kus Jeesus edasi minnes nägi ühte sündimise saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temast peavad saama avalikuks Jumala teod. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Nende sõnad järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi ja ütles talle, mine pese end Siloahi tiigis. Siloah on tõlkes läkitatu. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana. Siis ütlesid naabrid ja need, kes teda seni olid kerjusena näinud, eks see ole sama mees, kes istus ja kerjas. Ühed ütlesid, jah, ta on seesama. Ja teised, ei, ta on vaid tema sarnane. Tema ise ütles, mina olen seesama. Ja nad küsisid, kuidas sinu silmad avanesid. Tema vastas, inimene, keda nimetatakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis mu silmi ja ütles mulle, mine Siloahi tiigi äärde pese end. Kui ma siis läksin ja pesin, saingi nägijaks. Ja nad küsisid temalt, kus ta on. Ta ütles, ma ei tea. Aamen. See on tänase päeva kirjakoht meie palve ja piibli lugemise kalendris. Ja see on väga huvitav kirjakoht selles mõttes, et Jeesus kohtab ühte inimest, kes on sünnist saadik pime. Ja vahel ka meie oma päeva olukordades oleme ka sellise olukorda ees, kus me ütleme, et siin ei saa mitte miski asi enam muutuda. See asi ei saa nagu paremaks enam minna. Ja kohtudes Jeesusega olukorrad lahenevad. Ja see Jeesus ütleb, kuna mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Tuleb öö ja ükski ei saa midagi teha. Aga nii kaua kui on päev, me peame tegema selle tegusi, kes minu on saatnud. Ja tänasegi päeval me võime usaldada ennast 11 Jumala kätesse, olla rõõmsad selle üle, et tänane päev on valge päev, me võime vaadata välja, me näeme liikuda ja meil on ka silmad, millega vaadata, sama pilgud üles tõsta issanda peale ja teada, et tema on selle päeva issand. Tema on ka maailmas, kuna maailm on valge. Aga oleme palves ja siis me laulame ülistust koos ja oleme veel Jumala sõna juures. Hea taevan isa, me täname sind, et sinu kätte on tänasel päeval paluda endid, paluda ees, et sina, issand, oleks ikka meie keskel siin. Ja me teame, et sa oled siin. Ja issand tõesti, nagu me lugesime ka sinu sõnast, et nii kaua kui on päev, oled sina meie keskel. Ja issand, tänu sulle, et sa oled meie juures ka tänasel päeval ja näed ka meie vajadusi. Issand, võib-olla meil on ka mitmeid olukordi, kus me tunneme ennast ka nagu otsekui pimedad, käime ja kobame ja me ei tea, kuidas edasi minna ja mis edasi teha. Aga issand, sina tuled ja tood valguse nende olukordade keskele. Ja issand, sa näed ka, kui tänase päeval ka keegi siin on, kes vajab sinu puudutust eriliselt, issand, tule ja puuduta ja külasta, issand. Ja otse kui avame silmad nägema sinu suurust ja seda, kuidas sa meie eest hoolitsed, kuidas sa meid armastad, kuidas sa meid kannad edasi. Issand, ja palume nemad ka sinu kätte, kes täna pole jõudnud siia veel. Issand, ole õnnistamas ka neid, ole õnnistamas, issand, igat üksikut,
kes ka sulle kallis on, issand, me tõesti täname, sest me oleme kõik sulle kallid. Jeesus, me täname sind, et sa kuuled palveid, sa näed meie südame vajadusi, sa näed meie südame igatsusi ja issand, tule tõesti täna ka meie keskele püha vaimu läbi ja issand, puuduta meid, ehita meid taas üles ja kõneta meid oma sõna läbi, oma püha vaimu läbi. Aitäh, issand, sa kuuled palveid, õnnista meie maad ja rahvast, tänu rahuaja eest ka meie maal. Issand, õnnista meie vallavalitsust ja need juhte, õnnista issand neid ja aitäh, et nad võiksid ka head otsused ette nagu vastu võtta, mis ka meie eluga siin paremaks teevad. Jeesus, me tõesti täname sind, et sina oled ka meie rahuaega kinkinud. Issand, ole õnnistamas ka jätkuvalt. Issand, me tõesti täname sind, su kätte me paluda ka meie maarahvad, juhid ja presidendi ja kõik. Issand, õnnista ka neid. Hoia vadia ja palume ka maailma rahu su kätte, issand, sa näed, kui palju rahutud paikasi meie maal on ja meiegi ei tea, mis homne päev toob, aga issand, me teame, et sina oled meie keskel, nagu me sinu sõnast lugesime ka. Kuni ma olen maailmas, ütlesid sa, oled maailma valgus, issand, sinu valgus paisku, issand, paisku paljude inimeste eludesse, paljude rahvaste eludesse, issand, me täname sind, et sinu kätte me usaldada endid. Amen. Amen. Ja nüüd me laulame laulu. Meie lauluraamatus on laul 128. 128. Jumala poeg, kel nimeks Jeesus. Tõi meile armu ja andestust. Ta elas, suri, mind ostes vabaks. Ta tühi haud nüüd tõendab, päästja elab veel. Et elab ta, tohin olla julge, et elab ta. Siis surmgi teed andnud võidul, ma silman valgus ära, tean ta elab veel. Et elab ta, tohin olla julge, et elab ta. On läinud kõik hirm, ma tean, et seepärast väärt on elada, et elab ta, et elab ta. Tohin olla julge, et elab ta. On läinud kõik hirm, ma tean, et hoiab mind ööl ja päeval. Seepärast väärt on elada, et elab ta. Tuleme Jumala sõna juurde ja tänasel päeval oleme sellise kirjakoha juures nagu Esimese kuningate raamatus, 18. peatükk ja salmid 20. Loen edasi mõne salmi. Ja Ahab läkitas, see kuningas Ahab, läkitas käsu kõigile Iisraeli lastele ning kogus prohvetit Karmeli mäele. Nüüd asus Eelia kogu rahva ette ja ütles:
kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui issand on Jumal, siis käige tema järel, aga kui Baal on see, siis käige tema järel. Aga rahvas ei vastanud temale sõnagi. Siis Eelia ütles rahvale, mina olen ainus järele jäänud issanda prohvet, aga Baali prohvetid on 450 meest. Antagu meile 2 härjavärssi, valigu nemad ennestele 1 härjavärss, raiugu tükkideks ja pangu puude peale, aga ärgu süüdaku tuld. Mina valmistan teise härjavarsi ja panen puude peale ja minagi ei süüta tuld. Siis hüüdke teie oma Jumala nime ja mina hüüan issanda nime. See Jumal, kes siis vastab tulega, on Jumal. Ja kogu rahvas kostis ning ütles, see kõne on hea. Ja Eelia ütles Baali prohvetitele, valige ennestele 1 härjavärss ja valmistage see esimesena, sest teid on rohkem. Hüüdke siis oma Jumala nime, aga ärge süüdake tuld. Ja nad võtsid härjavärsi, kelle ta neile andis ning valmistasid selle. Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, öeldes, Baal, vasta meile. Aga ei häält ega vastust. Ja nad karglesid ümber altari, mille nad olid teinud. Aga lõuna ajal Eelia pilkas neid ning ütles, hüüdke valjema häälega, sest ta on ju Jumal. Vahest on ta mõtteis, on läinud kõrvale või viibib teekonnal. Vahest ta magab, aga küllap ta ärkab. Siis nad hüüdsid valjema häälega ja täkkisid mõõkadega ja piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama. Ja kui lõunaaeg oli möödunud, siis nad märatsesid kuni roaohvri toomise ajani, aga ei häält, ei vastust ega tähelepanu. Siis ütles Eelia kogu rahvale, astuge minu juurde. Ja kogu rahvas astus tema juurde. Siis parandas ta issanda altari, mis oli maha kistud. Ja Eelia võttis 12 kivi vastavalt Jaakobi laste suguharude arvule, kellel oli tulnud issanda sõna ja kellel oli öeldud, su nimi olgu Iisrael. Ja ta ehitas kividest altari issanda nimele ja tegi altari ümber kraavi, mis mahutas külimitu seemet. Siis ta ladus puud ja raius härjavärsi tükkideks ning pani puude peale ja ütles, täitke 4 kruusi veega ja valage põletusohvri ja puude peale. Siis ta ütles, tehke seda 2 korda ja nad tegid 2 korda. Siis ta ütles, tehke 3. korda ja nad tegid 3. korda. Vesi aga voolas ümber altari ja kraavgi täitus veega. Ja kui siis roaohvrit pidi ohverdatama, astus prohvet Eelia ette ja ütles, issand, Abrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal. Saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale. Vasta mulle, issand, vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, issand, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed. Siis issanda tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. Kui kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmini maha ja ütlesid, issand on Jumal, issand on Jumal. Aga Eelia ütles neile, võtke kinni Baali prohvetid, et ükski neist ei pääseks. Ja rahvas võttis nad kinni ja Eelia viis nad alla Kiisoni jõe äärde ning tappis nad seal. Ja Eelia ütles Ahapile, mine üles, söö ja joo, sest vihmakohin kostab. Ja Ahap läks sööma ja jooma. Aga Eelia läks üles Karmeli tippu, kummardas maha
ja pani näo põlvede vahele. Aamen. See on Jumala sõna. Ja see on üks Vana-testamendi lugu ja see Vana-testamendi lugu on tegelikult väga kõnekas lugu. Ja seda lugu tegelikult lugedes ja natuke pisut ka lähemalt uurides avaneb palju suurem pilt tegelikult meie ees. Selle loo taust on see, et sellele rahvale valiti uus kuningas ja selle kuninga nimi oli Ahab, nagu me teame, ja see kuningas oli selles mõttes nagu sellise halva kuulsusega kuningas, kes siis pööras Iisraeli rahva ainujumala teenimiselt ära võõraste jumalate teenimise juurde. Ja üheks jumalaks on Baal, keda nimetati, ja samuti siin on nimetatud ka Asera kuju, kus ta lugu veel pikemalt lugeda. Nii et kogu rahvas nagu pöördus ära jumala teenistusse. Ja lisaks veel mitmeid teisi halbu otsuseid, mis oli ka jumala käsuõpetusega nagu vastuolus, mida ta nagu läbi viis. Ja selle tulemusena siis Eelia läks kuningaga ja ütles, et minu sõna peale enam vihma ei saja ja ennem ei hakka sadama ka, kui ma ütlen ja kui ma palvetan. Ja me teame, et tuli põuaaeg ja 3 aastat oli see aeg juba kestnud ja kõik kuivas, kõik kõrbes ja me teame, kui lõunamaa kliimas vihma ei ole, vett ei ole, jõed kuivavad juba, siis ega see elu ka enam seal rohi kõik, pole loomadele süüa anda midagi ja pole ise ka midagi süüa enam, kui mitu aastat. Sul varud on ka tegelikult juba nagu keldrist ja saafrist ära söödud juba selle aja jooksul. Ja selle põuaaeg nagu juba 3. aastal tuleb Eelia tagasi kuninga juurde ja ütleb, et teeme proovi, vaatame, kes on see tõeline jumal. Kas see jumal Baal, keda teie teenite, keda järgite, või see, kes on minuga, issand. Ja siis ta laseb kokku kutsuda selle suure sellise rahva kogunemise Karmeli mäe tippu ja seal toimub selline lugu, mida me just lugesime praegult. Mäed on üldse tegelikult Vana-testamendis ja jumala rahva elus ja üldse rahvaste eludes tegelikult väga olulisel kohal. Ja samuti ka Karmeli mägi ja hiljem tulen selle juurde tagasi korraks veel, aga mäe otsas tavaliselt ka peeti ka ebajumala teenistusi. Sinna pandi nagu altarid üles või tulbad üles. Samuti ka näiteks ju me teame piibliski, Jeesus käis muutmise mäel. Kolgata mägi, õlimägi, erinevad mäed, kus ka Jeesus oma jüngritega käis ja mitmed erilised sündmused nagu juhtusid seal. Karmeli mäe kohta on öeldud ka, et ta oli väga ilus mägi ja piibli mitmes erinevad kirjakohtades, ülemlaulus või mitmes teises kohas on öeldud, et sa oled ilus nagu Karmeli mägi ja lopsakas ja ta oli selline nagu eriliselt ilus mägi ka. Aga Karmeli mägi asus ka oma nagu geograafilise asendis ka just selles mõttes Iisraeli riigi ja siis Siidoni riigi nagu piiri peal. Et ma tulen ka selle küsimuse juurde, mis nagu selle Iisraeli rahva just täda nagu pööras. Me näeme, et Iisraeli rahvas oli ära pöördunud elavat jumalat Jahvet kummardamast ja oli pöördunud siis Baali ja teiste ebajumalate poole. Ja see ei ole mitte esimest korda ega viimast korda selle rahva elus, vaid seda ka ennem juhtus ja hiljem ka. Ja jumala prohvetid, jumal oli saatnud ka välja, need sageli ka astusid välja ja ütlesid, et nemad oli nagu südametunnistus nagu niimoodi, kes tuli ja ütles, et miks sa nii teed, miks sa nii elad või miks sa oled jumala maha jätnud. Ja samuti nagu prohveti sõnumid alati olid ka sellised, et kui te nagu meelt ei paranda nagu oma selle jumalatult elult ja ära ei pööda, siis nagu juhtub see ja tee ja 3. ja 4. asi. Ja
ja nad kutsusid nagu alati nagu rahvast tagasi pöördama. Ja selles loos veel just ka Eelia tõi selle sama mõtte välja, et Jumal pööraks rahva südame tagasi jälle enda poole. Ja samas see muidugi ei olnud üldse lihtne ülesanne Eeliale ja teiste prohvetitele ka. Ja me näeme ka tihtipeale, et need, kes tulevad tõega välja, need tavaliselt nagu ka kõrvaldatakse ja öeldakse, et sa oled nagu kuninga mõtete, ideede ja visiooni nagu vastu välja astunud, et sinust tuleks lahti saada. Ja teisiti mõtlejad on ikka igal ajal ja igal riigil olnud ja me teame, et sageli ka need teisiti mõtlejaid just vangistatakse või hävitatakse või kõrvaldatakse. Ja Eeli oli ka üks selline teisiti mõtleja tol ajal, kes nagu tuli välja ideedega, mis ei olnud kuninga nagu meelepärane. Kes olid need jumalad Baal ja Ašera, kellest nagu räägitakse siin. Ja selles mõttes on huvitav tegelikult ka natuke enne seda vaadata. Ma täna räägingi natuke rohkem loo tausta võib-olla. Just sellepärast, et selline suurem pilt, sest et ikka ja jälle me kogu aeg piiblit Vana Testamenti ette lugedes me näeme, kuidas rahvas pöördub just selliste jumalate poole, see Baal ja Ašera. Ja Baali nimi tähendab nagu rohkem sellist nagu tiitlit, nagu isand või omanik või peremees. Ja teda kasutati sageli ka sellise pulli peaga või pulli kujutisena. Ja ta peeti ka jumaluseks Kaanani ja Aramaa maal, keda teatud kohtade ja loomade omanikuna või isandana arvati ka puudes elavat või ka mägedes või allikates. Ja samas nagu tuleb kuidagi väga tuttav ette ka meie Eesti rahvas ka. No meie otseselt Baali pole kummaldanud keegi, aga samas ikkagi nagu need mäed on kuidagi tähtsad olnud, ohvrimäed või ka puude pühad hiied näiteks või allikadele toodi ohvrid siin kas või Helme allikate juureski. Et mingi selline ikkagi uskumus nagu on, et ma pean tooma mingid ohvrid Jumalale, äkki ta siis on kuidagi minuga leebem. Ja maarahvas uskus, et temast sõltus väga palju ka vilja ja puuvilja ja karjakasv ka. Selline viljakus Jumal nagu Ašera on. Ja see esineb seda nimena esineb ka ümberkaudse rahvastest seal ka väga tihti peale. Ja Aramaa maal oli Baal ka taevast Jumala päris nimi. Ja teda samastati ka Babyloonia jumalasega, Mel-Mardukiga ja Kaanani Baal on ka mitmed, kui me lugeme Piiblit ka, siis tihti peale on ka need isikunimed näiteks või kohanimed ka Baaliga seotud. Kui Iisraeli rahvas tuli tagasi Egiptuse orjusest, siis isand Jahve andis käsu kõik ebajumala kujud ja teenistus ära lõpetada sellele maal, kuhu te lähete. Et ei saaks teile püüde paelaks või need kuidagi kõrvale ei viiks teid Jumala teenistuselt. Ja selles mõttes ka me teame, et Iisraeli rahvas ei suutnud tegelikult kõiki nagu ära kõrvaldada, neid vanu rahvaid sealt Kaanani maalt ära ajada, vaid nad jäid nende keskele elama ja me teame ka seda piiblilugudest, et ka nende alles enda rahvast ja nende Jumala teenistuse kaudu ka sageli Iisraeli rahvas läks omadega kraavi. Kui Ahab saab kuningaks, võtab ta omale naiseks Iisebeli ja me teame, et Iisebel on Tüürose, see põhjapoolse kuningriigi Tüürose valitseja, et Baali tütar. Ja see on ka õukondade vaheline abielu ja ka Tüüroses, kes on Iisraeli rahvast nagu Iisraeli riigist nagu üleval põhja pool, see rahvas teenis ka ebajumalaid ja kui nad, see oli selline nagu poliitiline eliit ka, et kui kaks kuningat omavahel saavad sugulasteks, et siis üksteisele kallale ei minda ja kui vaja ühel abi, siis tuleb teine appi ja selline poliitika nii-öelda oli ka nagu tolle ajal väga levinud. Ja selles mõttes ka, kui ka see maa
Tüürose maa, ütleme ka, või Siidoni maa teenis Jumalat, siis seal oli ka just see Ašera nagu jumalanna, ka kuninga tütar, ta oli preestriks seal ja sellisena tuleb ta ka nagu uude õukonda, tuleb Iisraeli rahva keskele. Kuninga tütar on ebajumala teenistuse peapreester, võiks öelda. Ja kes siis hakkab loomulikult ka seda praktikat ka nende maal seal läbi viima. Ja selles mõttes tõi see abielu, see liit tõi ka suure usulise muudatuse tegelikult ka Iisraeli rahva ellu. Isabel tõlkes tähendab voodust, aga oli siidonlaste kuninga Hetbaali tütar ja nagu nimetasin, abiellus Iisraeli kuninga Ahabiga. See Isabeli mõju Ahabile viis Baali kummardamise edenemiseni ja ma tean, et ka mitmesse sellise kuninga valitsuse kohta rajati Baali templid ja Ašera samuti. Ja selles mõttes selle viljakuse ja sellise kummardamine käis seal. Ja tundub, et see tolle valitsemine nagu jagati kaheks, et mees tegeles, kuningas tegeles siis selliste nagu rohkem maisemate asjadega ja naine tegeles siis vaimulikema asjadega rohkem. Ja oletatakse, et Foiniikia järgis ka Mesopotaamia tava nimetada kuninga tütar kohaliku peajumala ja antud juhul ka Baal Melkarti nagu ülempreestriks. Nüüd tekib ka selle usuvabaduse küsimus tegelikult, mis ka tänapäeval ei ole ka võõras teema. Kui usu nii-öelda valitseja on teise usuline või mis iganes usku ta on, siis kogu riik peab selle usu järgi ennast ümber sättima. Me teame, et ajaloos on väga palju ka selliseid olnud, kus vürst võtab näiteks Venemaa vürst võttis ristiusu vastu ja kogu riik oli kohe kristlik. Ja samamoodi me teame ka nii moslemite kui hindude puhul samamoodi, et kui üks valitseja võtab või ta on millesse usku näiteks, siis ta pöörab kogu riigiga sinna oma usu teele. Ja sageli keelatakse ära ka teiste jumaluste või jumalate kummardamine. Me teame ka sellest loost tegelikult, kus Jehova prohvetid, Jahve prohvetid hukati tegelikult ja Isabel ka käis otsimas neid, et neid tappa ja hukkas neid ka. Ja selles mõttes selline ajaloost on ikka olnud erinevatel ajalooperioodidel seda näha, et kasutatakse ka selle usulist teemat ka poliitiliste eesmärkidel. Äkitselt teisiti mõtlejad on vastased, kellest tuleb hakata vabanema. Ainult üks usk on õige ja see on lubatud. Ja ära ei tohi unustada siin juures ka sellist, mida ütles Jumal 10. käsus, mis anti Iisraeli rahvale. Ütleb esimene käsk oli, mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalad minu palge kõrval. Üks huvitav nüanss on see, et Ašerat pesiti peajumal Eeli abikaasaks, armastuse viljaks jumalannaks. Eel oli päikesi jumal, kes elas põhjas Pühal mäel ja Baal oli nende poeg. Eelil ja Ašeral oli seal 70 poega ja Baal oli üks neist ja seal käis igaline sõda kogu omavahel, nagu ajaloost on peada mütoloogiast, siis Eeli seostati ka mingil hetkel ka Jahvega, et tema on kõige looja, kõige tähtsam jumal. Ja Ašera oli Jahve abikaasa. Ja see on nagu palju leebem variant inimeste jaoks, kui vahel ka kohandatakse
mugandaks omavahel usku ja et seda oleks palju lihtsam kuidagi see vale uskuga nagu omaks võtta. Me teame sageli ka uued usundid, kes tulevad ka, need sageli haagivad ennast nagu vana usaldusväärse usu külge. Et kui mingil määral ka näiteks on see levinud usk nagu usaldusväärne, siis peaaegu samasugust kulutatakse välja, aga need asjad sageli ei lähe niimoodi. Nad uskusid, et nende elu sõltub paljudest jumalatest, keda teenida, kellele ohverdada. Nende elu sõltus ilmast ja loodusnähtustest ja selle tõttu sageli ka inimesed ja valitsejad ütleski, et sellepärast ongi see jama majas, et te ei ole sellele kuningale, sellele jumala ohvrit toonud näiteks ja siis rahvas nagu oli nagu valmis palju ohverdama. Lugedes seda lugu edasi, siis me näeme tegelikult, kuidas rahvas tuli kokku Karmeli mäele ja prohvet Eelia pani nagu sellise selge valiku inimeste ette. Ja nende kuningate raamatuid lugeda esimest teist peatükki me näeme ka sageli, et need raamatud kirjutati ka rahvale, kes oli tegelikult juba pagendatud vangipõlve. Et see raamatu kirjutamise aeg kuulub nagu sellesse perioodi, kus rahvas on juba pagunduses ja mõtleb tagasi, miks ta sinna sattus, mis ta valesti tegid. See lugeda piiblit veel, siis me näeme mitut kirjakohta, mis tegelikult on sarnane tegelikult sellele kirjakohale. Näiteks Joosua raamatu 24, kus on ka otsene paralleel, kus Joosua ütleb rahvale, aga kui teie silmis on halb teenida issandat, siis valige täna, keda te tahate teenida. Kas neid jumalad, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate. Aga mina ja mu pere, meie teenime issandat. See on ka selline tükk maad varasem aeg, kus samamoodi ka Joosua riigi rahvajuhina, Iisraeli rahvajuhina paneb ka rahval valiku ette, et otsustage ära. Kas seda pidi või teistpidi, aga olge selged, aga mina teen niimoodi. Samuti üks lugu on veel tegelikult ka veel varasemast ajast on ka, õigemini hilisemast ajast on kohtumõistjate raamatust, kus Gideoni lugu on. Kohtumõistjate 6:31 näiteks, kus Joas astub välja oma poja Gideoni kaitseks, kui ta on maha võtnud Baali altari ja viljakustulba. Ja ta ütleb, ja rahvas tuleb siis Joase juurde, mõtle, sinu poeg tegi sellise asja, võttis need ebajumala selle ohvri ja selle paiga maha samba ja põletas ära, et milline kuritegu nüüd on, et tuleb kinni võtta, karistada, taela tappada. Ja siis Joas ütleb oma poja kaitseks välja, et kas te tahate Baali pärast riielda või tahate teda aidata, kes tema pärast riidleb, peab veel täna surema. Kui ta on jumal, siis ta riielgu ise, et ta altar on maha kistud. Et ka sellised sarnased lugusid tegelikult, kus sellise Baali jumala teenimine tegelikult on läbi erineva ajastu nagu jälle välja tulnud ja samad valikud jälle, et mida teha ja keda teenida. Mõeldes selle peale, me teame, et meiegi elus on tihti peale valikuid, kus me peame otsustama, kuidas me peame valima ja samas on ka hea, kui me oleme enda jaoks ka mõtelnud välja, millis on need valiku kriteeriumid või mille alusel meie teeme oma elus valikuid. Et kas valik alati on õige see, mida rahvas teeb, mida see suur mass või mida teeb see suur nagu hulk meie ümber. Et kas see on alati kõige õigem
või on ka võib-olla õigus hoopis nendele, kes on vähemuses, kes on omaette. Ka tänase päevalgi ma usun, et me võime mõelda, et meid ei ole siin palju koos, ja teised on, ei tea, kus kohas, me sageli ei teagi, kus nad käivad ja mis on, aga võib-olla riisuvad aeda ja mõtlevad, et see on kõige tähtsam asi praegu teha. Aga samas me oleme võtnud otsustanud, me tahame olla täna Jumala kojas, me tahame tulla Jumala juurde, me tahame olla tema läheduses ja osa saada sellest, mida tema meile annab, mida ükski inimene ei või meile kinkida. Samuti annab see kirjakoht ka ühe mõtte, kuidas, mis meie elus, kas meie elus on ka sellised ebajumalad, mida me oleme teeninud, nii jutumärkides jumalaid. Et aeg-ajalt tuleb sedagi üle vaadata, läbi mõtiskleda või küsida ka iseendalt, et võib-olla ma olen ka valel teel sama asjadega, et äkki ma peaksin samuti ka tegema korrektuuri või õigel otsuseid ette võtma oma elus. Pere võib tulla küll sisse. Ja selles mõttes ka see lugu annab meile ka sellise nagu mõtlemise koha tegelikult, et mida me võime teha ja mida meil ka mõistlik teha on. Ja see on huvitav ka, et tegelikult, et kui seda lugu vaadata, kus on Eeli ja Karmeli mäel, et päris suur hulk tegelikult neid ebajumala preesteid võetakse kinni ja hukatakse. Seal on 450 meest on siis Baali kummardajad ja 400 on veel Asjada. Ja ainuke üks preest, kes alles jääb, on see kuninganna Iisabel, kes ei ole kodus ilmselt sel päeval ja ei teada, mis toimub. Ja me edasi lugedes seda lugu me näeme tegelikult, et see üks inimene, see mõjuvõimas kuninganna suutis selle rahva valiku jälle ümberpidi tagasi keerata jälle. Ja samas ta ütleb, et kui see mees Eeli veel alles jääb homseks, et umbes nii, et ma teen mis iganes minuga juhtugu. Ja ta hakkab Eeliat taga ajama ja me teame, et Eelia põgeneb täiesti kõrbe. Ja taas jälle see rahvas pööratakse tagasi jälle ebajumalate teele. See on kuidagi väga kõnekas lugu tegelikult ka tänase päeval ja me näeme seda, kuidas suured rahvahulgad on tegelikult mõjutatavad ja kõigutatavad siia-sinna ja vahel me ei saa aru ka, kellel õigus siin on, aga mida see lugu meile õpetab ka seda just, et me võime teada seda, et kes on tegelikult Jumal, kes valitseb tegelikult. Et issand on see, kelle käes on kõik meie elu, meie päevad ja meie tegemised ja see mõttes on nagu hea tulla isegi siis, kui ka meie ümbritsev inimkond või rahvas ei mõista seda, ei saa aru, keda nad tegelikult teenivad. Me tulla issanda juurde ja öelda, et issand, mina tahan sind järgida. Mina tahan selle otsuse teha tänase päeval ja jätkuvalt käia koos sinuga, mis iganes see ka tähendab. See on selline väike lugu, väike suur lugu, aga see annab veel väikse pildiga sellest ette, kui loeme ka Vana Testamendi lugusid ja näeme ka neid Baali teenimise lugusid ja kuidas rahvas taas selle sinnapoole ära keeras, siis see on selline kõnekas lugu, mis võib-olla avab seda tausta meil natukene seda teksti ka, et mis on seal taga tegelikult ja teame ka selline Baali kummardamise teenistus oli väga selline ekstaatiline ja palju karjumist ja röökimist ja nagu siin Eeliaga see loos välja toob seda asja tegelikult, et täkkimine ja täkiti nagu hapeme nugadega enda keha ja mis sümboliseeris nagu sellist põlluvagusid ja nagu viljakust ja kõike muud. Ja samas see Asjada teenimine samamoodi oli selline paras ebamoraalsus ja prostitutsioon ja kõik see muu ka sinna sekka juurde. Et millegipärast rahvas kergemini valib sellise tee kui see, et teenida elavat Jumalat,
kes valitseb tegelikult, kes on tõeline Jumal. Aga issand, olgu meile lähedal ja et me olesime ikka hoidmas ennast tema ligi ja teada, issand on täna meie keskel, nagu me alguses lugesime ka, Jeesus ütles ka, et nii kaua kui päev teie on, olen mina teie juures ja tehke ka neid tegusid, mida mina olen teinud, mida isa on ees näidanud. Et olgu Jumal õnnistamas, meid hoidmas ja juhtimas igal päeval. Aamen. Me laulame nüüd laulu koos ja siis ma olen palves veel ja siis oleme lõpetamas. Laul on 317 oli jah. 317. Kuningas ja päästja, suur ja auline, harduses su ette tulen, püha kõige väeline. Tänu sulle, Jeesus, et tulid maailma ja saatsid püha vaimu, kuni töö siin tehtud saab. Jeesus, minu päästja, teeniv kuningas, palvega su ette tulen, õpeta mind teenima. Tänu sulle, Jeesus, et tulid maailma ja saatsid püha vaimu, kuni töö siin tehtud saab. Kui kord seisan taevas isa trooni ees, saan siis näha päästjat ennast palgest palgesse. Tänu sulle, Jeesus, et tulid maailma ja saatsid püha vaimu, kuni töö siin tehtud saab. Tänu sulle, Jeesus, et tulid maailma ja saatsid püha vaimu, kuni töö siin tehtud saab. Issand Jeesus, me tõesti täname, et sina oled kuningas ja päästja. Ja issand, tänase päeval võime taas mõelda sellele, et keda me teenime ja issand, kui palju me sind teenime, palju me sind usaldame ja issand, tõesti, me tahame tõsta tõesti palge sinu poole, öelda, issand, sina oled meie kuningas, sina oled meie valitseja, sina, issand, oled see, kes oled meil elu kinkinud, oled me päevi kinkinud. Issand, me iga päev võime armust tõesti osa saada nii tervisest kui toidust ja issand, sa oled meie maad hoidnud, ei ole ikaldust olnud ka sellise pikkasi aegasi, nagu tollel ajal 3 aastat ei tulnud tilkagi vihma. Kõik kuivas, kõik kõrbes, kõik nälgis. Paljud surid ka selle tõttu, issand, nii loomad kui inimesed. Aga issand, me tõesti täname, et me võime tänase päeval olla tänulikud sulle, et sa oled kandnud. Ja issand, me usume ka, et uus külviaeg, mis on peagi algamas, issand, et see on õnnistatud, issand, õnnista põllumehi, õnnista igat üksikut, kes oma põllulapile ka põldu harib ja vilja külvab ja loomi kasvatab ja issand, me tõesti täname selle eest. Sinu käest tuleb see and, mida me ise inimlikult ei saa alati pingutada ega punnitada. Sina, issand, õnnistad, sina, issand, saadad vihma õigel ajal, saadad päikest õigel ajal ja annad tarkust meile ka õigel ajal õigeid asju teha. Jeesus, me tõesti usaldame end sinu kättesse. Õnnista, issand, igat üksikust täna siia jõudnud. Õnnista, issand,
ja hoia, vadia meid. Sa näed ka meie vajadusi, issand, me tahame need ka veel kord sinu ette kanda. Tänu sulle, issand, et sinul on meelevald taevas ja maa peal ja issand, sina saad teha võimatud asju ka. Issand, me täname sind selle eest. Kui Eelia nägi, et oli põud ja läks palvetama, siis tuli vihm õigel ajal, issand, ja tõesti tänu sulle, et sa kingid ka meie maale õigel ajal vihma ja päikest. Issand, õnnista, hoia, vadia meid jätkuvalt ja anna meile andeks ka, kui me vahel oleme ka ebajumale teeninud või oleme valel teel käinud või valeid asju teinud. Issand, õpeta meid tõesti nägema sinu tahet ka oma elus, sinu tahet ja sinu kutsumist ka igal päeval. Jeesus, sinu nimi olgu kiidetud ja austatud ja ülistatud. Au olgu sinu nimele üksnes. Sinu kätte me usaldame endid jätkuvalt. Amen. Issand õnnistab sind ja hoiab sind. See laseb oma pale paista sinu peale ja on sulle armuline. Tõstab oma palge sinu üle ja annab sulle oma rahu Isa, Poja ja Püha Jumala nimel. Aamen.